Siit on kohe nagu hea minna, see õhkkond on õige ja Jumal on siin, ma usun. Tänane teema, kui te panite tähele, siis alati, mul endal on alati hirmus vaadata, kui minu nimi tiirleb seal, kes jutustama peab pühapäeval, siis mõtlen alati, et Aga see teema täna on endiselt Jeesust järgides ja see alateema on helde majapidaja. Ja ma tahaks täna sellest natuke jagada. Ma võtsin päris pikalt aega, et korra nagu koguda mõtted, et see teema on lai ja et mida Jumal tahab nagu avada ja mida Jumal tahab täna fookusesse tuua. Ja ma usun, et need on need asjad, mis on tulnud esile ja mis on minu jaoks olnud tähtsad. Aga ma usun, et mis on ka täna nagu sinu jaoks see, mida Jumal tahab öelda. Sest ma usun, et Jumal kasutab meid ja kui ma olen täna siin, siis see ei ole minu enda jõus, see ei ole minu enda kuidagi siuke nagu pastakast veel imetud mingisugune asi, vaid see on Jumalast inspireeritud. Ma siiralt usun seda ja ilma usuta see koguduse asi ja kristlik elu ei toimiks. Me peame uskuma ja ma usun täna siiralt seda, et see, mis Jumal on andnud, et see on vajalik ja nii hästi, kui ma oskan, ma püüan seda edasi anda. Ja ma hakkan lihtsalt otsast pihta, sest tegelikult huvitaval kombel, kui need mõtted nagu koguda, siis need mõtted tuleb väga palju ja tegelikult see keeruline koht on, kuidas need nagu nüüd nagu ritta panna niimoodi, et sealt oleks nagu mingisugune loogiline asi välja. Aga ma hakkan pihta ja ma tahaksin alguses kohe, kui me räägime olemaks nagu helde ja lahke ja suure meele mingis mõttes, siis üks asi, mida me koguduses teeme, mida me praktiseerime väga selgelt, on kümnise andmine. See on selline huvitav teema ka ja me ei räägi, selles mõttes me räägime sellest peaaegu igal teenistusel, aga samas me räägime sellest sisuliselt suhteliselt harva. Ma arvan, et tegelikult on väga hea seda korraks vaadata, mis asi see on ja näha, kuidas tegelikult sealt hakkavad mingid asjad hoopis edasi hargnema. Aga kümnis ehk kümnendik, ehk siis 10%, see esmakordselt, kui see piiblis nagu me näeme seda, kuidas keegi seda nagu praktiseerib, on kohe väga alguses. See on esimese Moosese peatükk 14, salm 17 ja seal läheb niimoodi. See oli siis peale seda, kui Abraham oli käinud sõdimas ja ta Jumala abiga oli võidukas. Ja siis peale seda võitu tuli üks Jumala preester ka tema juurde, kes õnnistas Abrahami ja vastutasuks, mitte nagu vastutasuks, aga siis talle kuidagi vastates Abraham õnnistas seda preestrit selle kümnisega. Aga ma loen. Ja kui ta Kedorlamerit ja koos temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu, Saave orgu. See on kuninga orgu. Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester. Ja õnnistas seda nagu ütles, olgu õnnistatud Abraham, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgema Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja Abraham andis temale kümnist kõigest. See oli esimene koht, kus Jumala teener nagu annab kümnist. Ja teine koht kohe Vanas Testamendis on ka esimese Moosese peatükis, raamatus 28 peatükk ja seekord on Jaakobiga ja see läheb nõnda. Kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ning riidet selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on issand mulle Jumalaks. See kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. Ja need on nagu need esimesed näited, mis me näeme piiblist, kus see kümnise mõte nagu tuleb sisse. Et see on kuidagi reaktsioon sellele, et kui Jumal on meid õnnistanud, kui Jumal on meie vastu olnud hea ja lahke ja nagu määramatult suuremeelselt lahke, siis see kuidagi on tulnud esile nende esivanemate seast, et ma tahan midagi anda, ma tahan austada seda Jumal, mis sa oled teinud. Mitte kuidagi, et ma pean, aga ma tahan austada, ma tahan näidata, et see, mis mul on, tegelikult on selle pärast, et sa oled olnud armuline vastu ja sealt on see nagu tulnud välja. Ja kui me läheme seda edasi, siis see selline
praktika lõpuks jõuab ka Moosese seadusesse. Et kui me loeme 3. Moosese raamat, peatükk 27, salmis 30, siis seal on niimoodi. Ja kõik maa kümnis, maa seemnest ja puude viljast on issanda päralt. See on pühitsetud issandale. Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis ta lisagu sellele veel 5 osa sellest. Ja kõik 10 veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjas ja kepi alt läbi käivad, see 10 on pühitsetud issandale. Nii et see, mis oli alguses selline praktika ja selline ehe väljendus sellest, kui hea Jumal meie vastu on, see sai nagu lõpuks kirja ka seadusesse, mis oli Iisraeli rahval ja mida Jumal nõudis. Ja ma loen ühe koha veel, mis kuidagi kirjeldab seda, kui tõsiselt Jumal võttis tol ajal seda seaduse täitmist ja 10 maksmist. See on Malakai 3, peatükis 8, salm 12. Ja siis prohvet nagu kostab seda, mida Jumal on nagu ütlemas selle rahvale. Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? 10 ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik 10 täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Nii et me näeme selgelt, et Vanas Testamendis see praktika sai seadusesse ja Jumal võttis seda väga tõsiselt ja see oli see, mida Iisraeli rahvas pidi tegema. Ja nagu me teame, siis tol ajal ei olnud seda Jeesuse armu, Jeesuse nagu seda ristil suremist, see oli kõige eest, nii et mille järgi Iisraeli rahvas nagu tegutses, toimetas, oli seadus. Ja seadus oli, et neid hoida õigel teel. Ja 10 maksmine ühelt poolt toetas seda nende nagu südamehoiakut, nad pidid alati nagu olema tänulikud selle eest, mis on olnud, sest tegelikult see on Jumala and. Teisalt see oli see, mis hoidis seda preestrite toimetamist kirikutes üleval, see oli see, millest ka nagu toetati vaesed. Et tol ajal käis nagu niimoodi. Aga kui me lähme uude lepingusse, ehk siis kui me lähme uude testamenti ja me räägime täna Jeesust järgides, siis kuidas me peaksime seda nagu vaatama? Ja minu üllatuseks nagu oli päris palju nagu erinevaid arusaamisi ja ma päris pikalt lugesin ja uurisin erinevaid allikaid. Ja Jeesus tegelikult ütleb üleüldiselt seaduse kohta nõnda. Matteuse peatükk 5, salm 17. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohvetit tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Nii et me näeme, kui me vaatame, mida Jeesus ütles nagu 10 kohta, mida apostlid ütlesid 10 kohta ja kuidas nende praktika oli Uues Testamendis, siis me näeme seda, et nad ei tühistanud seda, nad ei öelnud, et ärge seda enam tehke, vaid kui see tuli esile, siis nad kinnitasid seda, ütlesid, et see on õige asi, mida teha. Aga me näeme ka Uues Testamendis seda, et see rõhk ei olnud sellel, et te peate maksma kindla summa oma sissetulekutest. See rõhk läks mujale, ma kohe räägin sellest pikemalt, aga teistpidiselt nad ei tühistanud seda. Ehk siis see kuidagi see seaduse järgmine nüüd Jeesuse all on natuke teistmoodi, aga samas see 10 maksmine jäi endiselt õhku, nii Jeesus kui apostlid ütlesid, et see on nagu väga õige asi, mida teha. Aga mis siis nagu muutus tegelikult? Ja me näeme seda, et Jeesus viib selle ühele järgmisele tasandile ja ta viib nagu ühe sammu selle edasi ja ta ütleb nõnda. Või tähendab, Jeesus nagu viib selle edasi sellega, et ta nüüd ütleb, et asi ei ole enam selles, et te peate tegema mingisugust kindlat asja, vaid nüüd ma tahan, et te muutuksite ise seespidiselt olemaks helded ja lahked ja olemaks need, kes annavad. Ja Jeesus demonstreeris seda ise sellega, et ta tõi nagu kõige suurema ohvri üldse. Ta suri inimkonna eest, ta läks ristil, ta kandis meie eest kõik. Ta andis meie eest kõik, nii et kogu see Uus Testament ja see, mida Jeesus õpetab, see viib selle lihtsalt pelgalt 10 maksmise ühe järgmisele tasandile. Ja seda kirjeldab väga hästi üks lugu ja see on Markuse peatükis 12, salmist 41. Ja ma loen sealt.
pealkiri on Lesknaise ohvriand. Ja istudes aardekistu juures, aardekistuse vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit. See oli 1 veeringu. Ja Jeesus, kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema aga pani kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ehk siis Jeesus ütles, et tõeliselt helde andmine ei sõltu sellest, kui suures summas see täpselt on. See ei ole tähtis, vaid kui ennast ohverdavalt see on tehtud ja millise südamehoiakuga. Ehk siis Jeesus tõstab selle nagu latti väga kõrgele. Ja ta ei räägi enam, et me peame järgima mingit kindlat nagu reeglit või mingit kindlat summat, vaid ta ütleb, et sa pead andma nagu, see andmine peab olema südamest, see peab olema kuidagi ennast ohverdav ja see hoiak peab olema see, et sa annad kuidagi hea südamega ja sa tahad anda, sa tunned, et see on õige. Jeesus räägib siin sellisest südamehoiakust ja meie loomuse muutusest versus seaduse lihtsalt täitmisest. Ja seal on suur vahe. Ja huvitaval kombel terve Uus Testament on tegelikult täis. Ma leidsin nagu, kui ma tegin seda, kui ma lugesin, siis ma leidsin liiga palju kirjakohti sellest, kuidas apostlid ja Jeesus õpetavad olema helded, õpetavad andma tohutult palju. See üllatas mind ausalt öeldes. Seda on nii palju, et ma pidin hakkama vaatama, millest ma nagu täpselt tahan jagada ja millest võib-olla mitte täna. Aga ma tooksin välja mõned asjad, mis Uues Testamendis kuidagi tuli esile, mis jäid mulle silma seoses selle teemaga, seoses sellega, et me peame muutuma seespidise inimese poolest Jeesuse sarnaseks. Kui me ütleme täna, et me tahame olla Jeesuse järgijad, siis mida see tähendab? Ja punkt 1, mis selle juures on kõige tähtsam. Jeesuse eeskuju järgides, Jeesus ise näitab meile kõige kõrgema eeskuju. Johannese 3:16 teate seda väga hästi, ma loen selle ette. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinu poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et oleks igavene elu. Jumal demonstreeris suurimat andi ja ohvrit. Ja kui me ütleme täna, et me oleme kristlased, me järgime seda, me järgime Jeesust, me tahame olla tema sarnased, siis tegelikult Jeesus seab lati ülimalt kõrgele. Ja kui me siin laulsime just vahetult ka, et Jeesus saab mu kuningas, ma alistun sulle, siis kas me mõtleme sügavalt, mis see tähendab tegelikult, sest Jeesus ütleb, et olge minu sarnased. Ja ma tahan ühe koha tuua esile, mis üllatas mind, sest ma olen väga pikalt olnud kirikus, nii palju, kui ma üldse tean, juba alguses saati, kui vanemad mind võib-olla alguses jõugud erisid kirikusse. Siis ma olen kuulnud nagu väga palju ütlused, need on käinud mu peast sisse välja, hästi palju nagu kirjakohti on käinud nagu läbi peast ja siis sul tekivad, sa kuuled neid, piibel on tihti keeruline ja sa saad neist nagu omamoodi aru alguses tihti, sa kuuled mingeid asja ja siis mõtled, ilmselt nagu see on see ja ilmselt seal mõeldakse midagi sükust, aga siis kui elu läheb edasi, saad aru, et enamus neist asjast nagu lähevad konteksti kuuldes hoopis nagu rikkalikumaks või muudavad seda pilti, kuidas sa aru saad sellest. Ja ma tahan lugeda ühe lihtsa koha, mis Jeesus ütles. Ja see on Luuka peatükk 14, salmist 27. Kes ei kanna oma risti ega käib minu järel, see ei või olla minu jünger. Jeesus liikus, ta oli väga suur rahva hulk, kes tal järgnes ja ta ütles seal selles peatükis laiemalt, ta ütles seal väga nagu selliseid lausa võiks öelda ekstreemseid näiteid kasutades, milline peaks olema jünger ja mis tingimustel saab Jeesust järgida. Aga see oli see, mis ta siin ütles, kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Jeesus ütles, võta oma risti, järgne mulle. Ja see on üks asi, mida mina olen nagu alati mõelnud, et okei, mis see nagu siis võta oma rist? Et
meil on ka siin üks puidust rist. Ma ei tea, kas te olete seda proovinud tõsta või katsuda, aga mis tunne on, kui sa võtad selle selga ja pead selle kuskile minema. Ja ma väiksena ei mõelnud liiga palju selle konteksti peale ja kuidagi minu peas tekkis selline arusaam, et võta oma rist, järgne mulle, et ma ise järeldasin sellest seda, et okei, et me peame tegema nagu enda osa. Et ei ole niimoodi, et Jeesus kuidagi teeb meie eest ära selle töö. Et kui me saame päästetud, kui me sünnime uuesti, et siis on kuidagi niimoodi ja kõik on kuidagi korras. Et kõik laheneb iseenesest, vaid ma oma peas kuidagi sain sellest niimoodi aru, et järgneda Jeesusele me peame nagu andma ka selle oma panuse, me peame tooma ka selle enda ohvri. Ma usun, et ka see ei ole nagu lõpuni vale, aga see on osa sellest. Aga ma lugesin ühte kommentaari selle kohta ja lihtsalt huvi pärast. Ja seal tuli välja see ka, et kui tollaegse rahvale Jeesus ütles, et võta oma rist ja järgne mulle ja need, kes seda tee, saa mul järgneda, siis tegelikult see risti kandmine tähendas tol ajal ainult ühte asja. See on seda, kui sa selle risti pidid kandma, siis sa läksid sisuliselt kindlale surmale, sest risti löömine ja risti kandmine oli tol ajal see viis, kuidas roomlased nagu kriminaale nagu töös nagu tapsid. Ja see on see, kuidas Jeesus ka tapati. Aga see, kui Jeesus seda ütles, siis inimestel lõi nagu korraks nagu silmest mustaks oota. Kui ma võtan oma risti, kui ma ei ole nõus oma risti võtma Jeesusel järgnema, siis ma ei saa seda teha. See on väga ekstreemne. Aga mis mind kõnetas, oli selle juures see, et see tähendab seda, et see kutse Jeesust järgneda on tegelikult kaalukas, ühtepidi väga kaalukas. Ja mida see sümboliseerib, see ristmi kandmine? See sümboliseerib seda, et kui sa sünnid uuesti ja kui sa oled nõus olema Jeesuse jünger ja järgneda talle, see tähendab seda, et sa pead alustama seda teekonda, kus sa oma lihase loomuse paned ristile ja nagu lased tal risti peal ära sulla ja saad lõpuni uueks looduks. Siis Piibel ütleb, et kus see kirja koht kadus? Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud ja vaata, uus on sündinud. Ja see risti kandmine kuidagi sümboliseerib seda, et sa võtad endale selle ülesande, et sa nüüd alustad seda teekonda, et sa hakkad panema oma vana loomust maha, mis enam ei kõlba selle juurde, kui sa käid koos Jeesusega. Et püha vaim meie elus tegelikult näitab neid valdkondi, mis peavad muutuma, kui me Jeesusega käime. Ja meie lihalikkus tegelikult hakkab kõvasti vastu sellele. Ja see ei käi niimoodi, vaid see on üks teekond, mida me peame alustama. Jeesus ütleb, et võta see risti, järgne mulle. Ma olen ees, tule mulle järgi. Ja see oli nii kõnekas minu jaoks, aga see on see sügavus, kuhu tegelikult nüüd Uues Testamendis Jeesus meid oma andmisega, oma sellise lahkuse heldusega kutsub ühte uude sügavusse, kus me peame tegelikult olema valmis andma kõik, andma väga palju. Ja ühelt poolt sümboolselt, see on meie vana ihu, kes nagu ristil peab surema ja me peame nagu saama uueks. Me peame nagu see on üks teekond, kus me vaatame oma sellise asju läbi, mis ei kõlba Jumala ette, mis ei ole pühad. Need peavad nagu selle teekonna käigus surema, need peavad jõudma sinna ristile, kus me paneme need maha ja me saame nagu täielikult uueks looduks. Ja ma usun, et kui me võrdleme seda jälle selle käsu täitmisega ja kümnise maksmisega, siis on midagi muud. See on midagi suuremat ja sügavamat. See on üks asi, mis on ülimalt tähtis. Ja mis tuleb Uuest Testamendist välja. Ja teine punkt, mis ma tahtsin rääkida, on see, et suuremeelsus ja andmine murrab raha armastuse, ahnuse ja isekuse ahelad. Ja 1. Johannese 3.16 ütleb nõnda. Armastuse me oleme ära tulnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellegi on selle maailma vara, ehk siis kui keegi on nagu täna, tal läheb hästi, tal on vara, ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Väga kainestav kirjakoht. Kui kellelgi on selle maailma vara, et ta näeb oma venda olevat puuduses, see on siis, ei pea olema lihane vend, vaid see võib olla, kes iganes sa näed enda ümber, kellel on nagu raske, ja sul on, et anda, siis kuidas saab Jumala armastus
jääda temasse. Väga konkreetne kirjakoht. Ja Luuka peatükk 12, salm 15 ütleb nõnda: vaadake ette ja hoidu igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Nii et me näeme seda, kuidas... Vabandust, ma pean nuuskama korraks. Mulle öeldi, et ma pean salvetikut kasu võtma. Kulu iljust ära juba. Aga me näeme jälle sellest, kuidas, kui me võrdleme pelgalt nagu seda mingi kindla summa maksmist sellega, kuhu Jeesus tegelikult meid on kutsumas Uues Testamendis. Nõnda nagu Jeesus seda näitas ette, meil on kohustus jätma oma elu oma vendade ja õdede eest. Ja kui meil on vara ja kui meil läheb hästi, kui meile on Jumal andnud midagi, see puudutab ka muid valdkondasid kui raha, kui meil on need talendid, millest me kuulisime tegelikult nii hästi eelmine pühapäev, kus sa rääkisid, mis on need sinu talendid, mis on need sinu asjad, millega sa saad teenida, mis Jumal sulle on andnud, mida ta kuidagi kasvatab sinust, mida ta toob sinus esile, mis on sinu tugevused. Kui sa nagu näed neid asju, mis sul on, mis Jumal on sulle andnud, siis ja sa näed kedagi, kes vajab seda, mis sul on, sest kui Jumal meile midagi annab, siis see on, et välja jagada, see on see, et teisi õnnistada sellega, see on see põhiprintsiip, mille alusel Jumal tegelikult meile asju annab, mille alusel ta õnnistab. Ja sellest loomulikult jääb üle ka meile. Me saame sealt nagu selle ülejäägi ja meil läheb nagu selle keske hästi, aga see põhituum on see, et kui me saame midagi Jumalalt, kui meil on tekkinud mingi tugevus, kui meil on tekkinud mingisugune and, hakkab nagu tööle, siis meil on kuidagi kohustus ka oma vendes ja õdesi selle anniga teenida. Ja siin ütleb ka, et kui sa näed teisi, kes vajavad seda, mis sul on, ja sa lukustad oma südame, kuidas saab Jumala armastus jääda sinusse? Et see on asi, mida enda käest ausalt küsida. Et kui me otsustame teha oma südame kõvaks ligimisele, kes meie ümber on, meie sõbrad, meie perekond, inimesed kogudusest, kes võib-olla vajavad meid, kuidas saab armastus jääda sinusse, kui sa kuidagi sulged oma südant. Ja see, kui Jeesus meid kutsub, see suuremeelsus, andmine, rohkem isegi, kui vahel tundub, et on mõistlik, aga sa annad nagu ennast ohverdavad, see on see, mis Jeesus tegi. Ja nõnda nagu see lestnaine tegi, ta andis kõik, mis ta oli. Ta andis ennast ohverdavad ja see tegi see lisas selle sügavuse selle. Jeesus ütles, et see on see, kuidas ma tahan, et annaksite. Ja sellest Jeesus kutsub meid. Aga mis ma tahan siin öelda, on see, et mis see teeb meiega, on see, et heldus ja lahkus on vaimurelv, mis murrab ahnuse, isekuse ja selle materialismi, mis meie südames tahab nagu tekkida. Sest tegelikult, kui sa vaatad täna maailmas ringi, kui sa tarbid seda sisu, mis tuleb ükskõik kus kohast, siis see on ikkagi valdav enamus, tugevalt surutakse seda peale, et sa pead olema ikkagi isekas. Sa pead ajama ikkagi nagu enda asja. Keegi ei tule sinu eest sulle midagi andma ja tegema, vaid sa pead jõuga ajama taga enda asju, sa pead kuidagi isegi mängima selle piiri juures, kus sa juba kellestki sõidad üle, et saada seda, mida sa tahad, sest see on ainuke viis, kuidas saada. Ja et mängida selle piiri peal, et me peaaegu juba kasutame kedagi ära, et omale rikkust kokku ajada ja see, mis meil on, seda ikka ei ole piisavalt ja me tahame nagu veel ja veel. See pressib igast uksest ja aknast sisse ja see on nagu, tegelikult see on nagu selline mingisugune vaimsus, mingisugune selline nagu täiesti teistsugune põhimõte, mis tuleb maailmast, mis ei lähe Jumala kuningriigiga kokku. Ja see, mis me siit näeme, on see, et heldus ja lahkus ja see andmine, mida Uus Testament ja Jeesus kuidagi õpetab meid tegema, see on see vaimurelv selle vastu, mis murrab ahnuse, isekuse ja selle materialismi, mis meie nagu peas tekib, mis meie peas kuidagi tahab hakata seda kindlust moodustama. Et see on kuidagi see relv selle vastu ja Jeesus kutsub meid selles astuma. Ja isekus pimestab meid teistele abi andmise osas, aga heldus avab meie südame teiste heaks. Kui me anname, siis me seame teised endist kõrgemaks, just nii nagu Jeesus õpetas. Et need põhimõtted on nii selged ja see on see, kus Uus Testament täna on selle lati seadnud. Kuidas me peaksime andma ja
ja ma usun, et te näete, mida rohkem ma räägin, kuhu see kümnis nagu jääb. Et ta on nagu tegelikult see inglise keeles bare minimum nagu. See on nagu see minimaalne asi, mida kunagi tehti, mida seaduses tehti, et see oleks aktsepteeritav kuidagi Jumalale, see eluviis. Aga Jeesus ütleb, et see on kõik väga hea, tehke seda edasi. Aga ma tahan, et oleksite siin. Ja kolmas asi, mis ma tahtsin öelda, andmine õpetab meid usaldama ja toetuma Jumalale, sest Jumal tahab tegelikult meid õnnistada. Ja kus siin on kirjakohti, mida lugeda ette teile. Ma ütlen ka, kus nad on, siis on igaks juhuks. Jäi pealegi maha. Õpetussõnad peatükk 11, salm 24. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennast kastetakse. Teine kiri korintlastele, peatükk 9, salm 6. Külvi ja lõikuse seadus. Kes külvab kasinasti, see ka lõikab kasinasti. Ja kes külvab rohkesti, see lõikab rohkesti. Ja Malaki 3. peatükk, salm 10, mis ma enne ka lugesin, aga see läheb sealt edasi, kus Jumal tegelikult oli tige, et nad röövisid teda, nad ei täitnud seda seadusosa, mida nad pidid täitma. Aga Jumal nagu ütles, et tooge see kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand, tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni, kui te mind proovite. Ma loen veel korraks. Tooge kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja ometi proovige mind sellega, ütleb vägede issand, tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja Filippi kiri, peatükk 4, salm 19. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda, kirkusega Kristuses Jeesuses. See, kui me otsustame olla kuidagi ennast ohverdavalt need andjad, kes mitte ainult rahalises mõttes, aga sellega, mis meil on, sellega, mis Jumal on meile andnud. Kui me otsustame selle anda, siis me kuidagi käivitame need seadused kuidagi meie elus ja teeme selle ukse lahti Jumala õnnistusele meie elus. Need on need, kuidas sa nagu avad need uksed ja kuidagi käivitad selle seaduse, kuidagi paned selle tööle nende jaoks, kus sa teed nii, nagu sõna ütleb siin. Ja üks jagab välja ja saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on tal puudus käes. Ja hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennast kasetakse. Ja kes küllab kasinasti, lõikab vähem. Kes küllab rohkem, see saab rohkem. Ja Jumal ütleb, proovige mind sellega. Sest Jumala süda on seal, kus ta ütleb, et ta tahab sind õnnistada. Ta tahab sulle anda nagu kõik, mis sa eales tahad. Ta ütleb siin ägedalt, et kas ma mitte nagu ei taha nagu kallata üle teid õnnistusega, nii et nagu teil on küll, te juba lämmuta selle õli sees. Et kas ma mitte ei taha seda, et see peaks olema selgem, et Jumal tahab meid õnnistada. Jumal ei taha sind pigistada kuskilt poolt. Jumal ei taha, et sa elaksid elu lõpuni niimoodi, et sul ei tule otsa kokku, vaid sul jääb alati kuskilt puudu. See ei ole isa süda. See ei ole isa süda. Aga see, mis on isa süda, on see, ta tahab sind õnnistada. Aga nii nagu me kuulsime ka, kui me eelmine pühapäev, siis Jumalat huvitab väga sügavalt, milline on sinu südamehoiak. Millised on su motiivid? Kes sa oled oma südames? Kas sa oled see helde, lahke ja andja? Või sa oled see, et kui sa vähegi kuskilt midagi saab, siis endale, mulle tahaks rohkem saada, tahaks nagu see isekus lööb välja, see materialism lööb välja. Ja Jumal näeb seda. Ja see on see, mis Jumal on tegelikult kõige tähtsam. Et kui meie otsustame, et me võtame selle risti ja alustame selle teekonda, kus me hakkame järjest panema maha neid asju, mis ei kõlba tegelikult meie südamesse, et me hakkame oma südant puhastama ja muutuma selliseks, nagu Jeesus eeskuju näitas, siis me kuidagi avame omakorda sellega need kõik põhimõtted, mis kehtivad, külvi ja lõikuse seadus,
kui me hakkame seda nagu katsetama, siis see kuidagi avab ukse Jumala õnnistustele. Ja see ei ole jälle kuidagi see, et me kuidagi tahaks kangesti Jumala õnnistusi ja siis hakkame kuidagi toimetama, et siis neid saada. Vaid see eesmärk on muutuda seespidiselt, et me oleksime helded ja lahked ja et me järgiksime Jeesust selles, et me seaksime teisi ennast kõrgemale. Et me oleksime need, kes teenivad. Et me oleksime need, kes annavad ennast ohverdavalt. Ja see kõlab nagu tänapäeva maailmapildis kuidagi väga, väga teistmoodi. Ma arvan, et sa ei kuule seda liiga palju sellisest nagu üldisest meediast, et me peame ennast ohverdavalt midagi andma. Selle peale öeldakse, et sa oled rumal, kui sa nii teed. Et matemaatika kehtib, kui sa annad ära, siis seda sul enam ei ole. Aga Jumala riigi seadused, seal on nagu seal on midagi juures. Ja vabandust, tatti on ikka nii palju. Aga vähemalt on nina lahti. Ma tahaks siia juurde rääkida veel natuke endast ka, sest tegelikult viimasel ajal ei ole nagu just olnud lihtne, ma usun, ka teil finantsiliselt. Ja meil oli eelmine aasta väga nagu selline pöörane aasta. Ma ei tea, mõned te ilmselt teate, mõned ei tea, aga me veel eelmise aasta täitsa alguses olime täitsa Tallinnas ja see hakkas kõik sellest pihta, et ma võtsin töökoha vastu Kohtla-Järvele ja varasemalt ma töötasin Tallinnas. Ma tundsin, et see on see, kui Jumal kutsub ja kõik kuidagi klappis, aga selle eelduse tingimus oli see, et ma peaks kolima siiapoole tagasi. Ja siis ma aasta alguses hakkasime nagu palvetama, mõtlema, mis see õige käik on, kuidas me peame tulema, sest valikud oli päris palju. Ja me oma suures nagu usus ja lootuses kuidagi täiusime, et tahaks nagu üldse ise hakata mingit maja ehitama. Kuna mina ise olen nagu ehituses olnud, kogu see asi on algusest lõpuni nagu suhteliselt nagu hoomatav minu jaoks, see on nagu võõras teema, siis minu peas nagu see kuidagi arvutus välja, et okei, hakkame vaatama krunti ja kus me siis saame ja küll me siis ajutiselt saame kuskil olla ja kuidagi see pilt nagu tollekil hakkas kokku, siis me vaatasimegi ühe krundi Kundasse omale, see oli aasta alguses juba ja loomulikult pidime ikkagi ka finantsi selle jaoks kokku ajama ja see ei olnud lihtne ja siis me vaatasime krundi ja siis see kogu see maja nagu see mõte, et tahaks midagi teha ja kõik see hakkas nagu käima oma peas, hakkasime juba seal investeerima tasapisi ja siis ikkagi kuidagi vaatasin need Rakverest ka kinnisvara pidevalt kuidagi ajasin nagu silmaga liini ja vaatasin, et üks äge maja on Rakveres tulnud müügile ja tavaliselt ei ole niimoodi, et meile nagu Deboraga kohe midagi nagu meeldib ja see kohe silma, ütlesin, et kuule, lähme lihtsalt vaatame, et kui kõnetab, siis kõnetab, kui kõneta, siis ei kõneta, okei. Läksime vaatama, see oli juba kuskil suvel ja siis ikkagi vaatasime ühe korra veel ja siis vaatasime ühe korra veel seda maja ja lõpuks ikkagi mõtlesime, et palvetasime, seedisime, mõtlesime, et see on ikkagi jube veider küll, et me nagu tundub, et me maru nagu kekerdame siin, et lähen Kundasse maja, aga nüüd tegelikult hoopis ostame Rakveresse maja. Ja siis kuidagi palvetasime ka selle asja Jumala kätte ja tundus, et see on õige asi, mida teha. Ja täna siis suve lõpust, septembrist kuskilt saime need lepingule alla kirjutatud ja nüüd me oleme siis ametlikult elame Rakveres. Aga siis jäi meile see üks krunt sinna veel nagu kuidagi niimoodi õhku rippuma, ei teadnud midagi sellega teha väga ja pluss me ei saanud ka nagu, siiamaani ei ole saanud Tallinnas nagu oma korteritel müüdud, mis on väga keeruline tänast tingimustes. Ja see lõppes nagu sellega, et tegelikult suht kitsas oli, sest sa ei pead kõiki need asju nagu kogu ülal pidama maksma ja meil nagu see läks ikkagi väga kitsaks. Aga samas me oleme nagu alati usaldanud Jumalat selles, et me oleme olnud ise võtnud selle nagu põhimõtte, et me tahame alati maksta 10 ja see on asi, mida me alati teeme, et kui meil palgad tulevad, siis esimene asi tavaliselt on. Nii, 10 osa, ruttu, see osa kannad kogudusele ja mitte lihtsalt nagu me ei ole seda teinud niimoodi, et saaks ära teha ja jube kahju on, vaid selle juures on see, et nagu kui sa paned selle okei nupu, siis sa vaatad, Jumal lihtsalt, olgu see üheks suureks õnnistuseks.
kui iganes see läheb. Ja me oleme selles püüdnud olla ustavad ja võtnud selle nagu selliseks põhiasjaks ja see kuidagi on nagu pikalt niimoodi olnud. Ja me oleme näinud oma elus, kuidas isegi nagu läbi nagu mingisuguse pöörase liikumise ja tolmutamise nagu meie finantsasjad on olnud mingis mõttes hoitud. Ja seal on alati olnud mingisugust tarkust ja õigel hetkel sellised nagu mõtted, kuule, nüüd tuleb teha seda. Nüüd tuleb minna sinna. Ja isegi kui on olnud kitsas, siis meil alati on olnud täpselt nii palju ja natukene pealegi, et me saame tegelikult hakkama ja meil on kõik olemas. Ja täna me oleme Rakveres, nüüd me lõpuks saime selle Kunda krundi ilusti müüdud. See on nüüd ilusti ära antud ja see tuli nii õigel hetkel, lihtsalt see tuli nii õigel hetkel. See hakkasime nii palju vitsitama. Igasugused erinevad sellised nagu üllatuslikud kulud tulevad ja oli ka selline nagu kulu, mis hüppas kuidagi jäi kusagilt välja. Ja siis ma mõtlesin ka, et no selle peab kindlasti nüüd ära ikkagi klaarima, et seda ei saa jätta niimoodi, et me maksame hiljem midagi. Ja siis mõtlesingi, et kui varem oli kitsas, siis nüüd oli see koht, et kuule, aga nüüd enam seda raha nagu ei ole enam. Seda ei võlu kuskilt välja. Siis oligi korra nagu ikkagi väga nagu selline olukord, kus me Deborega paletasime, istusime, mõtlesime, paletasime veel, aga see usk oli alati nagu olemas. Sest juba see 31 aastat, mis ma olen käinud oma elu ja suur osa sellest, kus Jumalaga on näidanud mind seda, et Jumal on ustav lõpuni välja. Ja kuidas see asi nagu lahenes meie jaoks, see oli nagu, kõik oli nii täpselt, nii õige hetkel ja õige ajastus. Me mõtlesime, et okei, nüüd on aeg see krunt müüki panna ja panin sinna mingisuguse hinna ka, mõtlesingi, et saaks tast nagu lahti, mitte mingi ülikiire hind, aga selline nagu normaalne hind. Ja kohe, kui ma selle üles panin, 4 minutiga üks mu tuttav Kundas kirjutas, kuule, ma olen huvitatud. See on väga tore. Ja siis 5 minutit hiljem oli tehing tehtud. Ja ta ütles, et panen notari juba homseks, panen kohe, ma tahan kohe ära osta selle raha. Ja panime notari võttis ähmastav kombel nii kiiresti aega, ma pole nii kiiresti kunagi notaris käinud, see oli ainult 15 minutit. Ja tehing oli tehtud ja ruttu oli ka see müügiraha käes. Saime ilusti kõik ära makstud. Nii täpselt ja pärast me istusime korra maas ja ütlesime, et Jumal on hea, Jumal on nagu väga hea. Aga see on kuidagi olnud, see on osa sellest olnud Jumala headusest. Jumal on olnud hea nii mitmel tasandil meie elus. Aga just see eelmine aasta tegelikult oli pöörane aasta, me liikusime nii palju ja kogu selle liikumisega see on keeruline ja seal on nagu palju selliseid nüansse ja see on selline nagu finantsiline koormus ka mingis mõttes ja ka vaimne koormus, aga Jumal on olnud meeletult ustav selle käigus. Ja kui ma räägin sellest kümnise maksmisest, tulen kuidagi tagasi selle juurde, siis ma usun, et sa nagu kuidagi mõistsid seda suve, et Uus Testament ei tühista seda, mis on saanud praktikaks, mis on saanud nagu, oli osa seadusest. Uus Testament tühista seda. Jeesus ja apostlid ütlevad, see on õige asi, mida teha. Aga Jeesus ütleb, see latt on täna nüüd nii palju kõrgemal. Ma tahan, et te elaksite ühte nagu sellist andvat elu, ennast ohverdavalt heldet ja lahket elu. Ja see latt on lihtsalt nii palju kõrgemal. Ja kui me tahame olla Jeesuse järgijad, siis selline ennast ohverdav elu ja selline andev eluviis, selline helde olemine ja see otsustamine, et ma olen see inimene, ma tahan olla see inimene, see on alustala sellest, kui me tahame olla Jeesuse järgijad. See on üks põhitõde Uues Testamendis, see on üks nagu selline tõeline alustala, mis on nendest, kes järgivad Jeesust, mis peab seal nagu olema. See on nii suur osa sellest. Ja heldus ja suuremeelsus peegeldab sinu otseses mõttes edasi Jumala armastust seal, kus sa oled. See, kui sa seda nagu välja elad oma koguduses, oma töökaaslaste juures, see kõnetab vaja rohkem, kui vahet ei ole, mida sa suudaksid öelda inimestele, kui sa oled helde, sa oled liiga helde isegi kohati. See kõnetab vahel rohkem, kui sa kunagi suudaksid üldse rääkida. Ja see peegeldab nii hästi seda, kes Jeesus oli. Ja see on omakorda selline nagu vastumürk sellele ahnusele ja isekusele
ja mida maailm nagu väga tugevalt peale surub tegelikult. Et see toimib nii hästi, hoidmaks meie südant puhtana ja seal, kus ta olema peab. Ja kolmandaks, kes külvab, see lõikab. Kes kastab, seda kasetakse, kes annab, see saab. See kehtib Jumala sõnas ja et seda kuidagi nagu käivitada, et see nagu käima panna, siis me peame otsustama, et me oleme need, kes nagu ennast ohverdavalt vahel annavad. Ja kõige selle juures on Jumal see, kes ütleb, ma tahan sind õnnistada tegelikult. Kogu see point on see, et ma tahan sulle anda kõike, mis sa oled kunagi igatsenud. Ma tahan sind õnnistada, ma tahan sind üle valada õnnistusega, aga mind kõige rohkem huvitab see sinu südamehoiak. Et kas sa oled, sest Piibel ütleb nii mitu korda, südamest lähtub elu, sinu sisemisest inimest, sinu motiividest, sinu mõttemaailmast, see, kes sa oled oma sees, see, kes sa tegelikult oled oma sees, see on Jumalale kõige tähtsam. Ja kus seal on nagu asjad mädad, kus seal on valesti midagi, siis see õnnistus ei tule, sest siis see on nagu selline, see on midagi, mis võimendub, mis kuidagi annab sellele mädasusele nagu hoogu juurde. Et kui sa paned sinna suhkrut peale, siis see läheb veel hulemini vohama ja kui sa annad nagu hea tööriista täiesti valesse ennast hävitavasse kasutusse, siis see lõpeb väga kehvasti. Ja Jumal tahab, et su seesmine inimene oleks nagu täis kasvanud, et ta oleks nagu täis headust ja eeldust, et ta oleks täis püha vaimu ja seda lahkust. Ja et ikkagi lõpuks korraks puudutada seda kümnise maksmist, tulla korraks tagasi, lihtsalt väga praktiliselt. Ma võtsin Uuest Testamendist välja 5 punkti, mida peaks nagu silmas pidama, kui me anname. Ja kümnis on see, võiks öelda, et kümnis on selline nagu see minimaalne, see hea koht, kus nagu, või see on minimaalne asi, mida anda, mis Jumal kuidagi ootab ja mis kuidagi on osa sellest tänust, mis meil on. Et kui meil kõik on Jumala käest, siis me ütleme Jumala, et me austame sind sellega ja me täname sind sellega, et ma toon selle. Ja kõik, mis sa nagu annad veel lisaks, see on kõik täpselt see, kuhu Jeesus kutsub. Kui sa annad oma rahaliselt, kui sa annad oma aega, kui sa kasutad oma talente õigesti, see ongi see, kuhu Jeesus meid kutsub. Aga selle andmes osas, teine kiri korintlastele on päris hea kiri, kus sellest kirjutab päris palju, kuidas ta toob esile kogudused, kes on selles väga head olnud ja Paulus seal toob välja mõned asjad. Anna heldelt, kuid oma võimalust mööda. Et kui sa annad, siis ole helde. Ole nagu helde, see näeb seda, et sa ei pane lihtsalt oma ülejäägist, nagu Jeesus ütles, et kes on rikkad, sa panid sellesse kirstu, vaid sa oled helde, sa oled nagu see naine, kes paneb oma puudujäägist. Et pane nõnda, aga pane oma võimalust mööda. Et mul meeldib, ma ei tea, kas Hardi Viires on siin, aga Hardi Viires ütles mitte asja, et Jumal on andnud meile ka mõistuse ja aju. Et mõistust ja oma aju tuleb kasutada. Et oma finantsasjadega tuleb tegelikult tarkust küsida, head nõu ja ei ole mõtet panna kõiki oma pensionit välja võtta ja anda kõik ära kuskile. Kui Jumal väga selgelt sulle seda ütle, aga siis soovitan tõesti küsida mitmest kohast üle ja kinnitada see, aga anna oma võimalust mööda. Vaata reaalselt üle, mis on sinu see osa, mida sa saad anda, kas rahaliselt või muud pidi. Anna heldelt ja anna oma võimalust mööda. Ja punkt 2, anna regulaarselt. Paulus kirjutab, et ta soovitab selle ühele kogudusele, et iga nädal, esmaspäeval, lihtsalt üks näide, pange midagi kokku. Et see regulaarne andmine on jälle see, mis hoiab sinu südametunnistust nagu õige koha peal, mis juurutab sinust seda, nagu, kuhu Jeesus tegelikult on meid kutsumas. Punkt 3, anna salaja. Ära uhkusta sellega, vaid anna salaja, anna varjatult, sest see ei ole midagi, millega peaks nagu kuidagi uhkustama või kuidagi näitama kangesti. See ei ole tegelikult kellegi teise asi, see on sinu ja Jumala vahel ja see on sinu otsus ja anna salaja. 4, anna rõõmsa südamega oma südametunnistuse järgi. Jumal ootab rõõmsat andjat, mis iganes sa tood,
kogudusse või Jumala kuningriigi ülesehitamiseks, kas see on nagu, kas see on su and, kas see on see, mida sa teed, see on midagi, mida sa oskad hästi, sinu tugevused, sinu raha. Nagu kaalu oma südames need asjad üle ja anna nõnda, et sul on nagu hea meel selle üle, et sa oled nõus sellega ja sul kõik nagu see joondub, see, mis sa oma südames tunned ja see, mis sa tahad anda. Ja viimaks, mis korra mainisin seda, aga Jeesus kutsub üles ikkagi andma ennast ohverdavalt. Ja see on see näide, mis ma alguses rääkisin selle Estna osas, et Jeesus tõstis selle nagu esile. Kui see naine andis kõik, mis tal oli, siis Jeesus ütles selle peale, et tema on andnud nagu hästi ja tema and oli kõige suurem. Vahet ei ole sellest, kui palju seal oli, see ei ole tähtis, vaid see südamehoiak ja see usaldus selle vastu, kui Jumal meid kutsumas on, see usaldus selle vastu, et kui me kuidagi anname, siis see muudab meie südant ja Jumal saab meid selle õnnistada. See on Jumalale niivõrd tähtis. Ja kui nüüd lõpuks ikkagi küsida, siis okei, aga kui palju ma ikkagi pean siis nagu 10 maksma, siis sa võid enesekindlalt võtta selle sama 10% selleks alguspunktiks, et sa võid sellega proovida ja sealt vaadata edasi, sest nagu Jeesus ütleb ka, et see latt on tegelikult kõrgel. Aga ma ei taha nüüd öelda, et kuidagi nii, nüüd ma loodan, et kõik hakkavad kõvasti 10 maksma värk-särki. See on sinu ja Jumala vaheline asi eelkõige ja see on sinu südame asi eelkõige. Nii et palun nagu võtta see aeg Jumalaga ja mulle nii meeldis tegelikult see eelmise pühapäeva jutlus ka, kus ta rääkis nendest talentidest. Meil igaühel on midagi, meil on mingid tugevused, mis me saame tuua ja meil on midagi, mis Jumal on meile andnud väga selgelt. Ma julgustan tõesti neid kasutama, neid tooma, sest nende kasutamine ja selle välja jagamine paneb need seadused tööle sinu elus, teeb need õnnistusuksed lahti ja kuidagi paneb need rattad käima. Ja ma tean, et see teema on ka mingis mõttes selline tundlik, et paljudel on kehv kogemus, sest ma ei tea, meil ei ole seda olnud, aga ma tean, et võib-olla mõned kogudused on väga nagu tugevalt surunud seda andmist peale, võib-olla toonitanud seda kuidagi ülemäära, et jääb mulje nagu ainult tahaksid minult midagi. Ma loodan, et sa saad aru, et see ei ole see, et see on eelkõige meie südame asi ja see on alati vabatahtlik. See ei tohi jääda sellist muljet, et kuidagi me surume seda peale, seda ei saa peale suruda. See on sinu ja Jumala vaheline asi ja sa pead selle ise läbi katsuma ja loomulikult nii hea oli kuulda täna tegelikult, kuidas Katara jagas seda, et meil on võimalus toetada, meil on võimalus anda millegi nii ägede jaoks, kuhu ta on minemas, millest seda on astumas. Kui te olete pannud tähele, kindlasti olete, me ehitame seda kogudust siin. Meil on võimalus anda ja mul nii hästi meeldib mõelda sellest, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga see ei ole just iga päev või iga aasta isegi, iga 10 aasta jooksul seda võimalust, kus sa saad anda oma panuse koguduse ehitamiseks. Või nagu Katra läheb, kui sa annad oma panuse sinna rahaliselt, siis see võib lõpuks jõuda sinna välja, et kellegi inimese elud saavad muudetud ja meie andmine võib nõnda nagu paljuneda ja see on nii hea võimalus seda teha. Ja ma tahaks lihtsalt julgustada selles ja ma loodan, et sellest ei jäänud seda mekki, et siin oli mingi surumine, vaid et siin jäi see mekk, et Jeesus tegelikult tahab õnnistada. Ta kutsumas sind edasi ja ta tõesti seab selle latti väga kõrgele. Aga see nagu ikkagi tähendab seda, et muuta seda, kes me oleme seespidiselt. Aga tõuseme ja palutame. Isa, me täname sind, et sina oled helde ja sina oled hea. Ja kui mõtleme selle peale, kui armuline hea sa oled meiega olnud, isa, millest me oleme läbi läinud ja kui hea sa meie vastu oled olnud. Isa, me täname sind selle eest. Täname sind selle eest, isa. Ja palun tõesti, et kui me läheme täna siit paigast, siis sinu kallis püha vaim puudutaks meie südames neid kohti,
mis kuidagi vajavad sellist ülesäratamist, sellist nagu ülesõhutamist. Kohad, mis on võib-olla jäänud nagu peitu, võib-olla mingid osad, mis me Jeesus sind järgides kuidagi oleme öelnud, et see on see võib-olla see rist, mida ma kuidagi ei taha võtta veel või kuidagi ei oska seda võtta üles või ma ei suuda seda võtta. Ja ma tänan sind, et sinu kallis püha vaim kõnetab meid selles ja kutsub meid igat ühte, täpselt nii, nagu see on nagu meile vajalik. Kutsub astuma sellesse, kuhu sa oled meid kutsuma Isa. Elama elu, mis on kuidagi ennast ohverdav ja teisi üles tõstab, täis armastust teiste vastu ja tõesti oma liigimese armastust Isa täis. Tänu sulle selle eest, et sa õhutad meid üles selles, et sa avad meie südamed inimeste osas meie ümber, kes vajavad abi Isa ja sa õpetad meid mitte nagu sulgema oma silmi ja südant selle koha peal, kui keegi vajab abi, vaid tõesti ütleme, et ma olen siin, et teenida. Ma tahan anda, mul on midagi, mis keegi vajab ja ma tahan, et see saaks välja anda ja nii nagu su sõna ütleb. See, kes annab, see saab. See, kes teisi kastab, see saab kastetud. See, kes külvab, see lõikab Isa. Siis me täname sind, et see võiks saada meie elus reaalseks, et me võiks igaüks seda kogeda omal viisil, omad mõõtu mööda Isa seal, kus me oleme. Ma tänan sind, et me võiks kogeda sinu heldust, sinu armu selles Isa. Tänu sulle, et me ei jääks sinna kuidagi kinni, et me tunneme, et meid lihtsalt küsitakse kogu aeg liiga palju, et me lihtsalt anname ja Jumal kogu tahab midagi, see kogudus kogu tahab midagi, aga ma ei saa midagi vastu Isa. Ja siis ma palun, et sa täidaksid tõesti Isa ja sa kuidagi väga selgelt näitaksid seda, kuidas, kui me oleme valmis ennast ohverdavalt andma, teenima, kuidas sina tegelikult saad meid nii eriliselt täita nõnda, nagu me ei leia seda mitte kuskilt mujalt Isa. Tänu sulle selle eest ja palutan igaühe üle väga eriliselt, et me kogeks seda sinu õnnistust, sinu isalikku armastust meie üle ja sinu tegelikult sellist sügavat hoolimist ja sinu soovi õnnistada ja üles tõsta ja julgustada ja armastada Isa. Ma tänan sind, et see võiks väga reaalselt paista meist välja, see võiks kuidagi meist peegelduda edasi sinna, kus me oleme. Et meie heldus ja lahkus võiks olla tunnistus sinust Isa. Ja et me ei peakski vahel nagu liiga palju rääkima, vaid me peaks lihtsalt elama seda välja, mida sa oled kutsunud, kuhu sa oled meid kutsunud Isa. Ma tänan sind selle eest Isa. Tänan sind selle eest.